Harjumaal läksime häälega Pärnumaa randa. Kalanda, sulanda. Pärnumaa randa. Käisime poistega Pärnumaa rannal. Plätud on jalas täiega palav. Kus. Käisime poistega Pärnumaa rannas. Plätud on jalas täiega palav. Plätud on jalas, ikka on f***in täiega palav. Kes? Meie Pärnumaa rannas täiega palav. Pükse polegi jalas, plätusid polegi jalas. Särk on seljas, aga ikka on väljas täiega palav. Kes? Käisime poistega Pärnumaa rannal. Plätud on jalas täiega palav. Kes? Käisime poistega Pärnumaa rannas. Plätud on jalas täiega palav. Plätud on jalas, ikka on f***in täiega palav. Kes? Meie Pärnumaa rannas, said sa aru, Pärnumaa rannas täiega palav. Täiega palav. Pärnumaa randa. Käisime poistega Pärnumaa rannal. Plätud on jalas täiega palav. Kes? Käisime poistega Pärnumaa rannas. Plätud on jalas täiega palav. Plätud on jalas, ikka on f***in täiega palav. Kes? Meie Pärnumaa rannas täiega palav. Pükse polegi jalas, plätusid polegi jalas. Särk on seljas, aga ikka on väljas täiega palav. Meie Pärnumaa rannas, said sa aru, Pärnumaa rannas täiega palav. Harjumaa räpime kataba tava. Täiega palav. Pärnumaa randa. Tieves, härra Tieves oli väga lahe mees. Meeldiv klass oli ja väga meeldiv klassikaaslased. A-klass oli ka väga tiim. Marika Ploi. Nagu osal. Vaata, ma mingi teine emps ju. Kooli meeldi. Ühiskonnatund. Meil on ühiskonna. Ja oli küll, jah. Koolitoit. Koolitoit. Söögivahetunnid. Külmapühad. Koolitoit. ÖB-boks. Jaa, sorry. Ma ei tea, õpetajad olid lahedad, nagu ausalt. Mul lõpuks hakkasid kõik õpetajad meeldima, peaaegu. Muidu riigivalitsuse vormides võid vahepeal panna tabelile pealkirja ka riigivalitsuse vormides. See tabel, mis ma arvasin, et kleebise... No, ilmselgelt tiivesed vind, sest et jah. Vene keel. Vene keel eoses. Kõik tunnid, kus õpetajaks on tipp. Psühholoogia. Surm. Tipp. Sarjaga. Tipp. Ajalugu. Vene keel. Vene keel. Tiivese tunnid. Soome keel. Kõige ebameeldivam tund oli ausalt hispaania keel. Absoluutselt ei meeldinud. Nagu, vabandust, õpetaja ei ole selles süüdi, aga mul lihtsalt... Tiivese tunnid. Ajalugu. Vene keel. Perekonnaõpetus. Sorry, Tiff, aga ajalugu. Vene keel. Ühiskond. Vene keel. Tiivese tunnid kõik. Saksa keel oli ka päris all. Tiives. Tiff, jah. Laurandiga muusikatunnid. Söögivahetund. Eesti keel. No, Remmerga koos tunnid. Turandus meeldis. Õpeta pärast just. Või majandus. Tievese tunnid kõik, ühiskond, ajalugu. Kas Tieves andis meile veel midagi? Aarne Silase füüsika. Soome keel. Kehaline. Marineeritud kurgid.
Sangpommi tunnid on kõige paremad. Muusika laurandiga. söögi vahetund. Matemaatika. Vahetund. Keemia laboritunnid. Jah. Kehaline või inglise keel või söögi vahetund. Ma arvan, et siis, kui Üllar Kerde kehalist asendab. Ja looduses seiklemine. See oli jumala lahe, seal sai kanuuga sõita. Siis kui Merka kukkus ümber ja jagus šokolaadi. Looduses liikumine ja seiklustegevus. Pärast seda see natuke langeb, et see ongi see, et sa võtad vastu infot, sa teed, sa suudad nagu uute See peedisupp, mida nad pakuvad nagu viimase mingisugune 2 kuud või midagi. Täielik. Kui kalasupp on siin kohe, söökla on tühi, vaata. Viib järjekorras seisma kõik sammuvad poe pool. Kõik. Need, kus seened on. Heigi fileesupp. Jälle kalasupp. Kalasupp või hernesupp. See halb kalasupp. Kõik hiinapärane. Ma ei tea, miks seda vaja on, aga... See kõik hiinapärane. No see miks ei nad ole rikuvad õige. mingi keedetud ploomidega mingi asja ära? Ei ole kalasupp oli ainult halb. Ja kalasupp. Paneeritud kala oli siuke sööda. Need muumikotletid olid Ei, need kõvedad. Kuidas sa ajad need ülihead kotleid? Need olid isegi muumimoodi nagu. Need nägid välja nagu mingi vegan Need olid ümmargused, need olid isegi muumimoodi. Neil oleks veennud vähemalt muumi nägu või midagi. No muumid ongi ümmargused. No teil on natuke, neil ikka shape on ju. Ei ole, need on ikka Neil on ju jalad ja käed ja See eriti rõve, see kalasupp. Kõik soojad kastmed. Jaa, miks te teete? Need on nii jubedad. Piimakaste. Koore kalasupp. Kalasuppi häis on tunda, siis tead, et täna kooli ei tule. Kalasupp. Miks see on meil? 12 aastat üks ja sama asi lihtsalt. Iga neljapäev meil on pool kooli liigub poodi. Miks te teete nüüd ise teate, keegi ei söö seda? Tegin mõnes mõttes reaalne üks olukord, et siis te teate. Kas ma nüüd võin öelda marineeritud kurgid või? See ka, aga see jogurtitarjetis, kus on see karamellikaste ja siis sa saad kokatädidega nagu parimaks sõbraks, siis nad panevad nagu pool pudelit seda. Borš, seljanka või riis või? Kõik külmad kastmed. Küüsalgu porgandisalat. No lõhe. Lõhepasta. Kartulikana unistus oli just selle toidu nimi. See oli sitaks, jah? Kiusatus. Kiusatus, jah? Pasta, ütleks mingi makaronid. Ploff, ülitegus, üliharva saab. Seda ei pakuta enam, aga juuda ajastul pakuti makarone, ketšupi ja juustugi. Paneeritud kalajuustu ürdikastmes koos riisi ja majotangkastmega. Kanakartuli kiusatus. Ja Kiievi kotlett ka. Kõik tait. Ei, oota, see uus asi, mida ma nüüd kunagi ei saa enam siin koolis süüa. Porgandi küüslagu salat. Best asi ever! Seljanka, ploff, kakaokissel, karamellikissel, kanapastaroog, kanakartuli kiusatus. Kanapasta. Riis kanaga ja see on see mingi hea kastega. Kodune seljankaga. Kõik, mis nad suudavad mulle teha, mis on vegan, siis kui ei ole tegelikult vegan toidupäev. Pannkoogid olid räigelt head. Pannkoogid. Kanapasta ja pannkoogid. Mõlemad männid ja linaroop ja abloi. Taaldme. Ja põhikoolist Leibenau ja Sirle Reinholm. Põhikoolist on ja Sirle. Marika abloi ja Kaja männid. Mõlemad männid. Kristo Remmelgas. Marika Blai. Kristo Remmelgas. Kontsu näinud. Nüüd ma pean ütlema Kontsu, ta vaatab seda. Marika Bloi. Ja Marika. Evelin vanas on ja. No, besides Marika Bloi, võib-olla Henton siis. Ütleks Kriistel Kook-Kaljas või Ingrid Noosa. Ja Kalmer. Üllar Kerde täitsa juure ju. Eks ikka oloi. Ja Bloi. Marika Bloi. Kontson või Remmelgas. Abloi. Kaldmäe, Porks. Abloi on kõige lahedam. Neid on mitu, kas võib mitu nimetada? Uibomägi, ma ei jõua vaielda lihtsalt, aga kogu aeg. Polegi mõtlust. Kristo. Ja Kristoffer Tammeru. Suurim nuhtlus, eks neid on päris palju. Ikka Karl-Markus ja Jaagup ja nad on mu lemmikõpilased lihtsalt.
Eerik. Pidevalt olid riided puudu ja siis ta tuli ja vabandas, et ei saa tulla, et tal on see kass kodus toitmata ja... Ilma kahtlusteta Eerik Türner. Siin on ka palju valikuid, aga kui mõtleme, et mis mul kõige rohkem meelde jäänud on, ütleme siis Sten Martin, et miks ta mul meelde jäänud, lihtne põhjus, et ükskord ma tulin siis Tallinnast, sõitsin siis tööle ja järsku vaatasin, hops, näed tee ääres seal Peetris äkki elab, et ma ootas Marsalt, tuli siis sinna Jüri ja siis ma mäletan, kas ma läksin sinna apteeki midagi. See oli mingi pool tundi hiljem, järsku vaatasin, et ta juba oli Marsa peatuses, et juba läks koju. Mis mul meelde sellest lennust jääb, on see, et siin klassis on nii palju tarku poisse, kes ei viitsi üldse oma ajusi kasutada. Need, kes tegid mulle eelmine aasta praktilist tööd, Maris ja mis Marlen, jah. Maris ja mis Marlen, jah. See lend on tõepoolest eriline. Ma ei ütleks ühtegi nime. Edgar. Ma ei tea, mul on kõik meelde jäänud juba. Ma olen ikka mina. Maris või Gröt? Johannes. Mina. Veiko. Kirke. Ütleks jah. Põhjenda ka vastust. Sest et tal on selline oma stiil. Ta oskab välja paista. See on päris jube ju tegelikult. See stiil, mis tal on. No Juh ka viimasel. Virko ka vahepeal. Või vähemalt üritab. See on see ärimehe üritus. Jah, kui vaid neid nipleid nii palju näeb oleks, siis oleks päris okei. Ole vaita. Siis oleks päris okei. Kristel, Maris või Gröt. Aga ma kirjutasin Kristele ka, et vahepeal näeb välja nagu mingi reaalselt hulgus on ju, nagu ta oleks mingi 2 aastat ja oleks nagu uusi riided saanud osta. Aga vahepeal ta näeb välja nagu ta oleks mingi Pariisi moelavatust olnud, mida ma nagu ei oska öelda. No, Veiko näeb väga nagu viisakas välja. Virko ka viimasel, tal on mingi ärimehe lukk, mingi uus mood. Ma arvan, et Virko on. Äkki Karl Daniel mingil omal moel. Johannes. Ma ütleks ka Johannes, jah. Liina Roop, tal on iga päev uus outfit, siis mina ei saa aru, kus need riidid tulevad. Daniel. Mina. Mina. Oleks sinna. Kristo. Ja Veiko. Jordan. Oma roosade prillidega. Ja siis mingid sallid ja... Oota, Marta Maria Vasebo. Miks on sinna peale kirjutatud Oprah? Paneme YouTube üles selle. Virko. Kindlalt Virko. See pole küsimust. Virko. Ütleme siis nii, nagu väike müü kunagi ütles, et Joonas. Meie 2. Grete võib-olla. Uips või Marta. Uibomägi, kindlasti. Ma arvan, et kuradi Uibo ikka saab viikingi kuningaks. Nagu... Ma loodaks, et ikka mina ise nagu... Ei no peale minu Virkost, et ta nii väga tahab. Äkki Virko? Kas Ruuben või Uibomäe, sest nad on juba praegu siuksed tegijad vennad. Eks selle mõni ilusam neiu meie lennust, kes leiab omale mõne rikka sugar daddy ja siis on elu lõpuni kindlustatud. Uibomägi, sest et ta oskab nagu väga hästi bullshit'i ajada. Virko. Uibo. Virko. Uibo. Raudselt Virko. Say hello to my little friend. Ma arvan, et maailma, kui te tahate, võite igaüks päästa. Ma arvan, et maailma päästa suudaks võib-olla kõik, kes tahavad, aga nimeliselt siis oleks äkki Marta Maria. Terve 12B. Kätlin. Või Janet Maria. Ma arvan, et Elisa näiteks hea meelega päästab maailma, kui on vähegi võimalik. No Veiko kindlasti suudaks maailma päästa. Tammearu kindlasti suudab maailma päästa.
ja noh, Saamet ei saa muidugi mainimata, et kuna Hannal ilmselt iga kord ei kohandu maailmaga, siis ma arvan, et tema ilmselt peab hakkama maailma muutma, ju ta siis päästab ka. Need väiksed näevad. Kas varblane või Tanel? Eerik või varblane? Tanel. Või Tanel. Kristina. Kristina. Või siis Kristel. Jaa, või siis Kristel. Kes ärkab kell ta on nagu, ma magasin sisse minna, kui palju? No ma ei tea, et kell on siin 2 päeva, need tunnid lõppisid tund aega tagasi. Ma ütleks, et nagu suht palju. Tanel. Kristina. Jaa. Vist Ruuben, jah. Just nagu Heinz ja Hilinud lihtsalt ei tule tundi, kui ta ei jõua. kui meil läks. Jaagup ja Tanel, jah. Jaagup ja Tanel. Jaagup ja Tanel. No nad lihtsalt, tund hakkab 8.30, nad ärkavad 8.25, siis pole ime, et nad hilinevad. Edgar Laas, jah. Ta jääb iga hommik hiljaks. Ise elab siin samas. Tanel. Varblane. Varblane. Tanel. Tanel hilineb ka, jah. Tanel. Minu. Tanel. Krooniline. Karl-Markus Varblane ja Tanel. Ikka varblane. Tanel. Kristina. Jah. No kuutu kauna. Liissel pall. Karl-Markus ja Eerik. Eerik. Kindlalt Eerik. Varblane. Uibomägi. Karl-Markus, Mariann. Liissel pall. Mina küll ei ole. Varblane. 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 Kindlasti varblane. Karl-Markus. Eerik Türner, Karl-Markus, Liissel pall, ma tean väga palju see nimetada. Minu. Virko, varblane, Markus, Uibo. Uibomägi. Joonas Kaup. Mariann, Varblane. Kõik need inimesed, kelle ma ära unustan, et nad siin koolis käivad. Istub see aasta Virka 3 aasta peale kokku Uibomäe ja see vend. Võips. Virko. Virko Triinu. Saame. Virka. Peale seda, kui ma Joonasel jäätükiga pea veriseks viskasin, siis see vend keeras ära. No Virko. Tammer. Virko. Virka Raas. Minu. Virka. Virko. Virka. Kohe kindlasti varblane. Virko. Joonas Kaup. Kui nüüd olla natuke ikkagi kiuslik, siis ma poisiks valiksin Eeriku, aga millise ohvri ma neiuna kõrvale tooksin? No võtame Liisseli. See on ju karistus. See on täiesti karistus. Karl Daniel, selle, kes seda pruut oli tal kunagi. Täiesti mõtlen selle koha pealt, et... uuesti, ma pannud seda sisse. No tore on. Aga meil on juba paarid olemas ju. Ma ei ole küll paari panija, aga ilusa paari saaks Kätlinist ja Sandrist või Sanderist. Millisest Sandrist? No Kama 2. Kristo ja Margret. No kindlasti Margret ja Eerik. Hannali ja... ta pidi ju minema õigus välismaale ja seal rikka mehe saama, ei teda me siis ei kasuta nagu praegult ära. Võtta, kas ei saa järgmist küsimust? Kelly. Diana. Oh, kes seda teab? Mirel tahaks kolmikuid, ma arvan. Kelly või Margret? Promet. Ei, Joosep saab. No ma arvan, et Kelly, aga loodan, et mina. Diana, mina. See on alati väga põnev küsimus. Aga ma pakun nüüd huupi selle versiooni, et mis ei ole kõige tõenäolisem, sest tavaliselt saab lapsi just see, kellelt kõige vähem seda ootab. No paneme näiteks kinni Sander Pluks. Johannes. Virko laseb sisse. Türa jää, see lükka välja, see võta välja.
Saame Tanissi materjal. Johannes. Mina. Kelly. Uibume raudselt. Mina. Mingi homme. Mina. Kelly. Marko võiks isaks saada. Või siis Elis. Või Kristina võiksid saada emaks. Kelly. Liis Suiste. Tere tulemast minu koju. Ma tahaks öelda Kristeliga, aga ta pidud no päris palju. Kristeliga teeks pidu 24/7. Ma ei taha õpetajaga koos elada. Ütleks, et kurat, ma määleta käima nime. Andres Vaastikuga, kurat küll. ei. Ma võib-olla elaks koos Kalpmäega, sest ta on nagu lahe. Ta nagu teeb teiega palju nalja. Või siis Avloiga. Ta on ka nagu teine ema. Ma ei tea Tiivesega. Ruubeniga. Vanaselia, jah? Saaks ka kikki seal korteris. Kontson oskab hästi arveid nagu teha. No Ruubeniga siis. Triin Toomesaar. Tal on omad põhjused selle jaoks. Vaur Parve või Timo Nikitin. Hispa õpetajaga. Ma ei kannataks ära seda inimest. Ma pean muuesti tegema seal. Nagu loodan, see jääb see juhtida. Marlen ja Veiko. Evelini. Ruuben, Veiko ja Juh. Vahet ei ole, kuidas nad sõidavad, vähemalt saab nagu normaalselt tümmi kuulata. No Ruubeni autosse istuks jumala rahuliku südamegi, ei karda. Ja Karina ilmselt issand ta raudselt sõidab üli. Ei, Karin on juba mingi trahvi minu teada saanud. Okei. Ainult Evelini. Me tegime ükskord Johannesega peaaegu avari. Peaaegu. Marika Vloi, sest et me oleme sellega sõitnud ja see on kõige turvalisem koht. Tegelikult no Evelini ka nagu kas just rahuliku südamega, aga ma sõidan seal päris tihti, nii et noh. Mul on küll ilmselt Kristeli, sest ta on aastast 2014 lube teinud. Kindlasti mitte Johannese. Kindlasti mitte Johannese. Sama, nice. Miks? Miks? Ma sõidan kõige paremini. Mitte Johannese. Mitte Danieligi. Mare Veiko. Mitte kellegi. Ma ei tea, Veikol on kõige kauem laad olnud äkki tema autosse. Joosepi autosse. Avloi autos. Vanasele. Vanasele. Kirke Pärnapu. Veiko. Kristo Remmelgas. Just. Pärast lõpetamist kellega iganes. Aga ei, kas Vanaselja või Remmelgas? Ma arvan, et ma läheks Avloiga peole. Peole, mina võin igaühega peole minna. Kristo Remmelgas. Selle füsioapsiga, et siis me saaks kuskil nurgas mingi kassidest rääkida, loonida. Avloiga. Marika Avloi. Ossipäega. Ossipov, Avloi ja Remmelgas. Ma tahaks näha, milline on Vanaselja omas elemendis. Me lähme Marika Avloiga laborisse. Ja ma teiega tahaks nagu reaalselt viia Marika Avloi laborisse, nagu mõelge, ta õpetab keemiat, ta ei ole laboris käinud nagu. Mis värk on? Kaldne, Vanaselja ja Niilo. Ma arvan jälle, et ma olen nõus minema nende kõigiga, kui nad ükskord on umbes 30 aastat vanad. Tiif kindlalt, ta oleks nii hea wingman lihtsalt. Indrek Maki. Füüsikaõpetaja. Mina tahan näha, kuidas Vanaselja oma seda kuradi tantsu võtab. Ruuben kindlasti, Varblane. Eerikuga tahaks kindlasti lähemalt tuttavaks saada. Tammearu kindlasti, Uibomäe, Taamega võiks jutustada, Veiko, Karl Daniel. No põhimõtteliselt teile lennuga võiks minna, et... Temaga olen käinud juba. Temaga me oleme käinud. Oh jah, seda ei tohi öelda. Ja siis Me veel liigume. Nagu müüs maha selle ja siis varsti ostis nagu mingi kilo jagu vist. 2 kilo või kilo. Puhast. On üllatusi tehtud, et ükskord läksin tundi ja kedagi olnudki ja... Eelmine aasta, siis kui me läksime sinna lõpureisu või mis iganes ees oli.
me käisime saunas ja siis seal oli see ujumiskoht. Ja mõtlesime, et oleks hea minna paljalt ujuma, läksime kõik kambaga paljalt ujuma. Siis kui olime juba vett hüpanud, siis vaatasime, et tüdrukud sõitsid need asjadega seal vee peal. Mõtlesime, et okei, et tuleme välja, läksime välja, kõik kõndisid. Kõndisime siis paljalt sauna tagasi ja siis järsku tuli Avloi vastu. Johannes oli kõige ees. Ja siis ta ütles, et kas te vähemalt paneksite rätikud ette ja oligi kõik. Jep. Mina nägin küll Virkat seal alasti, kui ta saanast teile teie. Üks tund, kui Edgar hilines rohkem kui 10 minutit, lõi ukse valla ja ütles Honey, I'm home! Ja sellele järgnes siis meie vaheline diskussioon, et did you miss me? See oli väga armas. Siis kui ma tahudis seda vahele jooksen. Jah, aga te ei tea või? Siis kui see 10. klassis vaata seda poolt ehitati ja siis kõik olid vaata seal korras ja siis minu tund oli kähmas seal klassis ja siis ma olen nagu, reedel marineeritud kurgid on ja kõik jooksevad ja kähma on nagu, te võite minna ja ma teen ukse lahti ja ma jooksen sealt täpselt taha ja lihtsalt niimoodi mootorbooti ma olen nagu läksin nõust jumala maha, siis ma olen nagu palun vabast, on nagu ei no vähemalt oli pehme maandumine, ma olen nagu No kahtlemata see 10. klassi kott, mis teil nurgas järsku liikuma hakkas keset tundi, kui ma kontrollisin puudujaid. Ja vist Kirke nime ütlesid ja siis hakkas kott itsitama ja Kirke puges kotist välja. Kui me sõitsime Evelini ja Hannaliga Rebaste peole ja siis Evelin sõitis sellest tee otsast mööda ja siis Hannali läks auto taha kutsuma niimoodi Evelini, et ta tagurdaks. Ja siis üks hetk Evelin pani gaasi põhki ja siis oligi ei, Hannali on auto taga. Neid ikka on olnud, jällegi on raske midagi välja tuua, aga viimane kord ma ikka tõsiselt sisemiselt sain mujata, kui Karl-Markus Varblane kinnitas mulle, et ta igal juhul on muutunud mees ja ta aasta lõpuni teeb kogu aeg koolis ja ta on hästi korralik. Sa pole seda käima pandki, sul on ikka veel 0-0-0-0-0-0. Päriselt? No teeme uuesti. Kõik uuesti. Issand jumal, see on küll väga halb. Ei mulle sobib, mul käib Mata praegu. Aasta lõpuni käib kogu aeg koolis ja ta on hästi korralik. Ei mulle sobib, mul käib Mata praegu. Villut jään igatsema täiega. Ma igatsen sind juba Villu. Mark Avloid. Mingil määral võib-olla mõnda klassikaasast. Ja võib-olla. Ja võib-olla. Ja pannkookaga võid. Koolitoitu. Ma arvan, et seda küll Lebo kõik on. Virkat. Rubenit. Seda seltskonda. Kõike, mis ei puuduta tunde ja õpetajaid. Avloid ja meie klassi. Marika Avloid. Tasuta söök iga päev. Sa julges kohad. Lissen, Mairit ja Karl Taani ja Johannes. Ärge jääge siia Jürjan kükitama, tehke midagi muud ka, te olete pärast tänulikud. Et kui keegi vegan on, siis öelge siis ka, et te tahate vegan toitu. Alati on põhjus puudumiseks. Käige jõusaalis. Esimene asi kohe rebige edasi, kõige tähtsam asi. Ärge olge nagu meie. Tehke paremini. Pange õlut ja võtke naisi. Alati kanna kõrvaklappe kaasas. Ja tuleb mõelda rohkem enda peale. Võtke vabu päevi. Õppige, tehke trenni ja lõbutsegi. Aga tehke õiges järjekorras need asju. Ja ma soovitaks seda, et kui sa tead, et esmaspäeviti on Apollo kinos see kinopileti 299, siis lase kooli lähemine kinno. Saage hästi vanaseljaga läbi. Vanaseljalt tuleb väga palju boonuspunkti. Siis tuleb vahepeal natukene skeemitada, natukene tingida. Lähed sinna, ma panen sulle 2, no pange 5, ma panen sulle 2, no teeme 4. Siis tuleb lõpuks 3 midagi. Ärge skipige matemaatikatundi, teil läheb muidu lappesse. Ma ütlesin, ma teen enamik esitlusi ise ära, aga ma ei tee mitte midagi. Vedasin ühe korra Alvari täiega alla, sai 1, sest on siiamaani vihane, selle peales väga soolane. Ma vabandan selle eest. Alvar, kas sa käisid Tiivese tunni ajal suitsetamas? Ei, ma käisin pusal järgi. 2 korda. Tammikus. Eerikuga koos.
mu mees teeb mu koduseid ülesandeid. ma olen nagu... tegelikult ma ei ole vegan. Ei, tegelikult. Õppida oleks võinud. Ma kähmatunnis istusin kõige ees, sest oli alati õpik lahti, ma kirjutasin kõik maha seal. Vabandust, B-klass, et me varastasime ära D-klassis selle lennu, selle väikse peakese. Me ei pannud tähele. Aga mul oli ülihea meel, et me selle ära võtsime. Kui ma käisin vene keeles Marianne Kingu rühmas, siis ma spikkisin kõik tööd maha. Jaa, ma käisin ükskord Liss oli asemel järelvastamisklassis. Ei, seda ei tohi. Kunagi häkkasin enda ema stuudiumisse sisse, et nagu puudumise parandada. Aga ja see ka, et ma tegelikult ei käi üldse arsti juures. Põhimõtteliselt mitte kunagi. Sa ütlesid asja, Kristel. Joonistasime õpetaja kähmale laua peale ja siis valetasime pärast, et me ei teinud seda. Aga sorry, tegelikult me tegime. Võib-olla kunagi käisime Vlaisahtilt läbi otsimas, et sealt tööid leida, millest pilti teha ja mille järgi pärast tööd teha. Kogemata. Sorry. Võib-olla seda, et eks ma selle lennu kallal olen päris palju hambaid teritanud, et ega see asi nii hull tegelikult ei ole. Tunnistan ühes, et viimased 3 aastat ma ei ole vahetusalunuse kandnud. Ükskord 7. klassis meil oli geotöö ja siis keegi oli nagu, et kähmal on olemas ja siis me hiilisime sala ja me saime vist kuskilt võtme ja siis hiilisime kähma sinna klassi ja siis me otsisime ühe teatud isikuga. Otsisime natukene need sahtleid. Mis sul viga on? Kõik kooliüritused, mis on näiteks gümnaasiumis olnud. Ei, veel mitte. Aga see video jõuab nii hilja. Ei, veel mitte. See oli mingi 4.-5. klass. Võtsime loopisime käpidega söögivahetunnil mingeid vahekutöömehi ja siis ma võtsin neilt kirve ära, lõin rehvi läbi ja sodisin graffitiga vendade käru täis. Mingi jõudsime kooli ette. Ja siis mendi autosse pakiti ja siis adjöö. Mõnitasin Ingmar Jaksonit teadlikult, kui ta oma autoga avarii oli teinud. Sorry. Oh my, baby, let me love you down. There's so many ways to love you. Maybe I can break you down. There's so many ways to love ya. Got me like, oh my God, I'm so in love. I found you finally. You make me wanna say, oh, 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 oh my gosh. You make me wanna say, oh, 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 oh. I fell in love with Shawty when I seen her on the dance floor. She was dancing sexy, pop, pop, poppin', droppin' low. Never ever has a lady hit me on the first sight. This was something special, but this was just like dynamite. Honey got a booty like pow, pow, pow. Honey got some boobies like wow, oh wow. Girl, you know I'm loving your style. Check, 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 checking you out like oh, she got it all. Sexy from my head to toe, and I want it all and all and all. Baby, let me love you down. There's so many ways to love you. Baby, I can break you down. There's so many ways to love you. Got me like 1, 2, 3. I don't need you and me. Got 180 degrees and I'm caught in between.